rääkida endast, ma loomulikult olen neile andeks andnud ja ma armastan neid, aga ma näen ka näiteks oma õdede ja venna peal, et kui suure jälje see on jätnud. Ja ma näen seda, et minu isa ega minu ema ei ole sellest õnnelikud. Sellepärast, et kui tänane teema on emaks-isaks kasvamine, siis see laiemas perspektiiviks on ju ka vanaemaks, vanaisaks kasvamine. Nendel lahutatud inimestel pole ühel hetkel lapselapsi. Et me võime ennast petta ja rääkida, et ma viin oma lapselapsed oma isa ja tema uue naise juurde ja kõik me elame õnnelikult ja kõik on nii tore. Tegelikult reaalsuses see ei toimi ja seda räägime väga paljud inimesed, et seda vanaisa enam ei ole. Ja et tihtipeale kaotavad just isa. Ja ma abikaasaga seda rääkinud, et tegelikult need mitmenda ringi peal olevad isad, kellel on siis uuest abielust on juba uued lapsed, et ühel hetkel hakkab tulema see selginemine. Ühel hetkel hakkab tulema see mõtlemine, et mida ma olen oma esimestele lastele teinud. Ja miks nemad ei saa oma eludega hakkama, et miks nad on kuidagi nagu ummikusse jooksnud ja hakkab see küsimuste esitamine endale. Ja ühel hetkel jõutakse sinnani, et ma olen teinud nii palju halba. Lihtsalt sellega, et näiteks ma piisavalt ei pühendunud või ma ei osanud teadvustada, kui oluline on see abielu. Ma mõtlesin eelkõige iseendale. Ja see emaks-isaks kasvamine, see on väga tihedalt seotud ka selle tänase esimese teemaga, et kõik või väga suur osa tuleb ikkagi meie kodudest ja tuleb sellest, millised on meie endi valmisolekud, võtta vastutust, mida me ise peame oluliseks abielus, mehe-naise suhetes. Üks tudeng rääkis hiljaaegu, et tal klassiõel sündis tütar ja siis tema 3 klassiõde ütlesid, kui lahe nunnu, ma tahan ka ja läks 9 kuud mööda ja nendel oli kõigil, nendel 3 klassiõel olid siis ka väiksed beebid. Loomulikult ei ole keegi abielus. Et see on tegelikult, see on see samane selline egoistlik eluhoiak. Ma lihtsalt, ma tahan, sellepärast, et see tita on nii nunnu, ma tahan ka last ja abielu ongi just see, et me mõtleme mõned asjad koos läbi. Ideaalis on muidugi see, mida isa Philipp rääkis, et meil on selline ettevalmistus, aga ikkagi abielu on parem kui see kooselu ja kui me nüüd mõtleme, et me loome firmat. Me loome firmat ja firma luues me istume maha, me paneme paika eesmärgid, selle, mis on meie jaoks oluline, me teeme põhikirja ja me paneme ka nime sellele firmale, et kuidas me selleks kõigeks pühendume. Ja nüüd siis 2 inimest hakkavad koos elama ja selleks ei ole nagu vaja pühenduda. Et ma kujutan ette, meil kõigil on väga palju inimesi tuttavate hulgas, kes elavad vabaabielus. Ja tõepoolest alguses tundub kõik kuidagi selline lihtne. Niipea kui sünnib laps ja küll sünnib teine laps, need olukord hakkab muutuma. Need olukord hakkab muutuma ja esimesed tegelikult, kes mehe ja naise suhtes tahaksid suuremat kindlust on naised. Ja võib-olla ongi tänane päev see, kus naised, tüdrukud on siis need, kes peaksid natukene ootama sellega, et ma ei jookse kohe sellesse intiimsesse suhtesse. Sellepärast, et iga suhe vajab kasvamiseks aega ja kuna see on nii oluline on see abielu, kuna see on tähtsam kui kõik muu ja pere on tähtsam kui kõik muu, siis sellele tuleb pühenduda.
ja pühendumine hakkab väikestest pisiasjadest ja pühendumine hakkab suhtumistest ja hoiakutest. Et võib-olla selle ühiskonna tervendajad on just tüdrukud, on just naised tänasel päeval ja ma olen täiesti kindel, et poisid ja mehed tulevad kaasa, aga kuskilt peab see hakkama pihta. Ja ma arvan, et te kõik olete kuulnud sellisest liikumisest, see on see hõbesõrmuse liikumine, et ma katsun hoiduda suhetest enne, et veelgi rohkem pühenduda sellele suhtele ja et liikuda nagu tasapisi sammu haaval, siis selle suure imeni, mida võib tähendada üks perekond. Ja ühel hetkel on mul oma lastele rääkida seda lugu ja võib-olla paljud asjad ka tänasel päeval on selle taga kinni, et need samased algused, ka need abielu algused, mis olid siis ütleme 20 ja 25 aastat tagasi, ei olnud päris need, mis nad oleksid võinud olla. Ja ma olen kindel, et kõik need inimesed vaatavad tagasi ja on tänasel päeval täiesti seda meelt, et need algused oleksid võinud olla veel ilusamad. Ja kui me ehitame maja, siis me teame, kui oluline on see vundament ja täpselt sama on ju selle abieluga, et kui me laome selle põhja tugeva ja mõtleme mõned asjad läbi, liigume sammu haaval, valmistume selleks, siis see maja, meie abielumaja saab tugevam. Ja meie peres või meie ühiskonnas on abielu kohta käiv teatav selline stereotüüp. Ja ma ei tea, kas seda on uuritud, aga ma olen seda kuulnud, et aabitsalood on suures osas need, mis kujundavad hoiakuid ja suhtumisi. Kuna meie tänane, näiteks meie vanuste põlvkond on kasvanud aabitsalugudega, kus peres oli 2 last, siis sealt tuleb see mudel, et normaalne perekond on see, kus on 2 last. Ja me täna hommikul just rääkisime sellest, et miks see peab niimoodi olema? Üks eile selle samasel sünnipäeval, kui ma käisin, seal oli üks umbes 30-aastane naine ja ta ütles, et nii, nüüd on mul poeg ja nüüd mul on tütar, nüüd on kõik, absoluutselt kõik. Kõik, et rohkem lapsi ei ole. Ja siis ma rääkisin talle, et aga vaata, tegelikult ühel hetkel sa nagu adud, et see, kui on rohkem lapsi, et see tuleb kasuks ka nendele vanematele lastele. Ja nüüd natukene arvutame, et ta on 30-aastane, kui palju läheb, kui need lapsed on, ütleme 15-aastased, 16-aastased ja nad on mingis suhtes on nad kindlasti oma maailmas. Nad ei vaja neid vanemaid nii nagu väikesed lapsed. Ja siis ongi nii, et pereisa tuleb koju ja kodu on kuidagi nagu tühi. Ja ei ole seda, et lapsed jooksevad vastu ja selline lõbus on ja seda naeravad ja kõik koos on hästi lõbus kogu aeg on lõbus. Ja tegelikult need suhtumised ja hoiakud tulevad sellest, et me ei ole nagu avatud. Et kui me abiellume näiteks 12. klass kirjutas, kelleks nad tahavad saada. Ja üks kirjutas, et tema tahaks kõige rohkem emaks saada. Aga 3 last, mitte rohkem. Et 2 poissi ja siis 1 tüdruk. Et tegelikult see ongi see, et me ei suhtu nagu ellu avatult. Me paneme mingisuguse oma tahtmise, oma nägemuse ja vaadake, kui need asjad ei lähe nii, siis
me oleme kohe nagu kinni, me oleme lukus, meil ei ole läinud hästi.